üllatusteks valmis. Kuulbet! Tere tulemast vaatama ja kuulama NBA saadet Kuulbeti 6. viga. Kahtlemata kõige rahatargam NBA saade siin see mulle kamaralt, sellepärast et üks kuulaja, üks meie vaatate jälgija kirjutas meile mõnda aega tagasi meilile 6viga@gmail.com, kuhu me soovitame ka teil kirjutada aeg-ajalt oma ideid saadeteks ja andis meile ülesande. Arvestades seda, et siin tänase modernsa NBAs kulutavad tiimid võitjatele tiimidele circa $170–180 miljonit, mis on siis nende luksusmaksu piiril või üle selle, et kas on võimalik luua NBA tiitli nõudleja vähem kui $150 miljoni, mis oleks vaatad kõige odavam NBA tiim praeguses liigas. Ja me proovisime seda väljakutset vastu võtta, võtsimegi. Igaüks nokitses ise enda ette. Igaüks nokitses ise, me ei jaganud seda oma leide teistega ja ma tahaks loota, et me kõik ikkagi saime, kuigi Erki siin maatab oma paberitega. Vana ja märkmik on jälle. Erki paberid on legendaarsed. Erki näita kaamerasse paberit jälle. Võidusats. Siit tuleb. Et ühesõnaga me panime kõik ikkagi need 15 meest kokku. Olid ka mõned reeglid sellel ja Henri, mis need reeglid olid meil? Sina tead paremini. 150 miljonit ja kõik ei tohi noormängijad olla. Ei, selles mõttes, et see peab olema realistlik. Et ei saa päris olla niimoodi, et me võtame, et see tiim on 3 aastat järjest saanud 3 esimest draftipikki, et pole võimalik, eks ole, ja siis oled nagu hullult mingi 50 milli peal ja kõik on roosa manna. Et nagu reaalsus siiski ja mina olen andnud lubadus, et kui ma näen mingisugust putitamist siin kuskil ümber, siis ma hakkan kohe nagu räntima. Et olge ettevaatlikud, eriti sina oma märkmikuga seal. Mul on numbrid taga, vaata. Sul on numbrid taga, siis on küll hästi. Mul on ka numbrid taga ja ma tegin selliselt, et mitte et nagu selle hooaja palk, vaid sorry, ja vaatke andeks. Ma olin natuke, tegin konspektid sassis, aga see selleks. Ühesõnaga, ma tegin võistkonna selliselt, et mitte ainult see aasta ei ole tugev, vaid ma võidan ka järgmisel aastal ära, ehk siis mul on siin mitmeaastaste lepingutega poisid kaetud. Nii, ja räägime siis kulunud rahast kõigepealt, ma arvan, et sina, Otto, ütlesid, et sul oli alla 150. Mul oli 148,9 miljonit. Sul? Mul kindlasti oluliselt alla 150. Okei. Siis sul, Erki. Mul oli raske. Kohal on numbrid kokku, et siin... Mina võin öelda, et mul on 149,8. Peaaegu sama, mis mul. Ja Erki, ma nii palju vahele mainin, et ma proovisin seda ülesannet sööta hirmsasti nagu ChatGPT-le, et tee nüüd midagi. Ei, seal saab midagi teha. Ja see tõepoolest, Edril on õigus, saab, ta teeb sulle, aga ta teeb ikka üsna kehva meeskonna ja mina ei saa aru. Ta valetab ka. Ja ta valetas, aga ta ei saanud, tal ei olnud pihtas põhjas nende kuradi numbritega väga hästi. Teine asi oli see, et ükski meeskond ei saa olla ilma Dame Lillardita, mis asja? Kuradi pärast seda Dame Lillardit oma 45 milliga mul sinna jäädasti vaja. ChatGPT on ilmselt ta muusikaaustaja. Ja võib küll olla, ta ei saanud aru nagu, palju sul oli, Erki, siis? Ma loen kohe kokku. Tegid seda. No see arvutamine ei ole mul kõige tugevam külge. Sa oled kehalise kasvatusõpetaja siiski. No sellepärast eile võistlustel oligi niimoodi, et ma... Mis võistlustel sa käisid? Räägime sellest ka nagu. Teate võistlused, kuni 3. klass, pendel teate jooks panime kinni. Lihtne. Ma sain aru, et sa ise osalesid. Ei, ma peaaegu osalesingi, see oli taktikaline võit, sest enne 2 viimast ala olime me 5, aga siis lõpuks saime pronksid. Tublid. Aivo Erkma ka kiitis ja tervitused tallegi. Aga ühesõnaga, sa oled alla 150, ma eeldan, jah? No absoluutselt. Ja, nii. Aga me otsustasime, et me teeme siis seda niimoodi, et me võrdleme oma pingi sügavat rotatsiooni. Neid vendasid, kes üldse mäng kaerad. No mul ikkagi mõni äkki saab. Mul on ka üks väga hea mees. Siis meil on see 6–10 mees, kes ikkagi võiks põhjuajal päris palju platsile saada, play-offis võib-olla vähem ja siis algviisikud. Nii et selline kokku lepitud sai. Ja alustame siis oma süvaviisikute avaldamisest. Jah, teeme üks mees haaval või? Teeme ringe või? No võime teha küll, okei. Nii, alustame siis... Või siis, ma kardan, seal 3. viisikas on meil kõigil päris üks kohtav mees nagu.
no võib-olla, aga äkki oleme tegelikult, ma mõtlen, et see on niisugune, kuna see on kõige igavam, võib-olla oleme siin viisikud ette. Nii, alustame siis. Erkil on paberid ees, Erki ütle. Just sain numbrid ka kokku, ehk siis mul jääb veel 4 miljonit jääb upgrade, et kui juhtumisi kellelgi nendest seltsimeestest on nagu tõesti tundub tugevam tiim, siis mul on veel 4 miljoniga võimalik siin üsna häid vangerdusi teha. Lõida kõige kallin tiim on Ardol, siis on mul, siis on Erkil ja siis kõige odavam tiim on Henril. Ilmselt küll, jah. ChatGPT tegi kõige odavam tiim. Nii, aga Erki, kes on sinu kõige sügavamal pingi otsas istuvad 5 mängijat? Kõige sügavamal on minul siis Bronny James. Juba lappes. Oota, sest et kuskilt peab tulu tulema ja kui sul on selja peal James, siis mul on ikka nagu päris võistkond. Ma manageerin nagu asjad keerin. Siis 14. mees tiimis on Henry Trell, mitte Sipra. Kuigi võiks ka olla. Aga palju sa talle hinnaks panid? Ma panin 0,5 miljonit sel aastal ja miljon järgmisel aastal, sest mul on vaata... Ja sul jookseb järgmine aasta. Ma võidan järgmine aasta ka ära. Sa ei saa niimoodi teha ju. Miks ei saa? Esimene plokk juba, selles mõttes, et mina saan aru mänguvõrjelitest niimoodi, et me anname ikkagi terveks aastaks lepingu, mitte mingi 3 kuuks. Neid reeglid ei antud meile. Okei, no selge. Mul on selle järgi, et kui palju ta teenib sel aastal ja mis on tema teenistus järgmisel aastal ja järgmise aasta tabel peab ka jooksma 150 miljoniga. Kui suurus selle 500 miljoni pärast ei pea nii palju tõmblema. Okei, ja see selleks. Lähme siit edasi. 13. mees on Tai Jerome. Nii. 2,5 miljonit, väga säästuprojektne. Siis on Sharp Portlandist. Oota, Tai Jerome on su 13. mees või nagu see mõttes, nagu ta on ju rotatsioonis on ikkagi eespool. Või no, sest ma võtsin ka selle järgi, et mul peab nagu keegi veteran ka olema, kes nagu, Haslemit mul ei ole, aga midagi sarnast peab igas tiimis olema. Siis on Sharp Portlandist. Ta on 3. aasta. Kes on väga kõrge draftivalik, ütlen ära. 7. See on kõrge draftivalik. No siin oli jutt, et ei tohi top 3 olla. Selge. Nii, ja 3 aastat tagasi. Siis on Kuminga on juba liigas 5 aasta. Selge. Ja siis aitab. Siis on 5 täis. On 5 täis. Kuminga Sharp on siis selle ploki nagu 2, kes reaalselt ka mänguraskust kannavad, sest ülejäänud on... Jerome muidugi ka. Jerome, Sharp, Kuminga on minu kolmik siis nagu tagumisest plokid. Selge. Nii, minul on siis minu viimasest viisikust kõige kallim mees on Tšantšar. Okei. On 2,4 miljonit on tema aastateenistus. Siis mina panin Henry Trelli 1 miljoni eest endale sisse. Siis ma kolmas tsentri peab ikka olema, ma panin Alex Lenni. 1,1 miljoniga saab teda seal pingi võttes lasta seal olla. Siis, nagu Erkigi, Bronny James, 1,9 miljonit. Ülimadal draftivalit, keegi seal midagi kobiseda ja... las ta siis istub seal ja teenib raha tiimile istumisega. Väljakule ilmselgelt ei saa. Ja siis on mul nagu täitsa siuke üllatav valik. Ben Simmons. 1 miljon dollarit on tema praegune palk ju. No jah. Ja palun väga, las läheb ja lõhub ära kedagi, kui vaja on või mis iganes. Aga ilusti hoiab mul kulud kontrolli all. Just, et kusjuures seal on 2 lähenemist tiimile, kuidas ehitada, kas sa alustad pinge otsast või eest otsast, vaata. Et no mõnes mõttes loogika ütleb, eks ju, et alusta sellest, et põhimehed, eks ju, aga sa võid ka teistpidi alustada. Ja, aga mul ei ole kehvad mehed siin. Selles mõttes, et mul on tegelikult nagu terve viisiku jagu mängijaid, kõik bossid on nagu esindatud, kõik on nagu selles suhtes väga hästi. Aga kui me joonele paneme, siis juba tagumise otsaga sa hävid, olgem ausad. Kuidas? Sul on seal ka Bronny James. No jaa, aga minu kolmik... Need tüübid ei saa sul platsilegi ju. Aga see kolmik, kes reaalselt mängu saavad. Kes oli sa keegi sealt mängu ju? Len, tahad öelda? Ei no, Simmons, Len, Trell. Okei, lähme edasi, Otto. Tšantšar kui suure. Ja ma lihtsalt räägin, korraks ütlen vahele, et tegelikult, mis oli maksimum 3 venda võib sul ju two-way ka olla. Kui sa tahad nagu niimoodi, et sul on ainult 12 mees. Ja need on pigem nagu hoitakse need 16 kuni 18. Sest hänga tiimis võib nagu olla, vaata. 12 peab olema nagu. Nii, hakkame siis pihta. Minu 15. mees on Jaylin Williams.
sellepärast, et ta on väga hea tiimi vibe'iga. Kas on võimalik, et Otto lihtsalt pani nagu kogu OKC sinna ja that's it või? Aga OKC on minust 170. See 5 miljonit on su kõige soodsam leping. J-Lin Williams. Jaa, sorry. 2 miljonit. Jaa, okei, sorry. Minu 14. mees on AJ Mitchell, kes teenib ka umbes 2 miljonit, väga terav tagamängija. 13. mees on Gershon Jabusele, kes teenib ka 2 miljonit. Kusjuures ma mõtlesin selle peale, sest see hind on üliodav tegelikult. Just. Ja ta osteti, mitte ei draftitud ega tehtud, vaid ta osteti endale nagu võistkonda. Just. 12. mees on Nikola Topic, las ta pingil marineerib rahulikult ja 11. mees on ainult 2 miljonit teeniv, kõik on 2 miljoni mehed, Scottie Pippen Jr. Kusjuures see ei ole üldse paha valik. Just, et kõik on mehed, kes ei nõua väga palli, kes on rahul sellega, nad saavad NBA-s olla, J-Lin Williams hoiab vibe üleval ja mul on see noorust, et nad saavad küpseda, marineerida seal tagapool, nii et see on minu valik ja annan nüüd edasi nüüd Henrile. Mina võtaks ka ikka Trelli tiimi, sest et seal otsas nagu ei olegi eriti vahet, et kelle sa võtad ja Trell on väga okei mees ja kui ta saab võimaluse, siis noh. Teiseks, sul on raha nii palju üle, sa annad talle 3. ma ei ütle rahasummat, et ma just ütlen, et ta on tiimis ja läheb edasi, eks ju. Siis mina võtaks kindlasti Luke Korneti endale tiimi. Ka kaalusin, päris ja kusjuures hinna poolest täitsa süke Lenniga võrreldav variant oli, aga mul kipitas seal eespoolt nagu tiitlivõidu pool rohkem. Nii, siis mina võtaks veel 3. mees oleks Gigi Jackson, teine siis. Ja siis vaataks selle Jabusele endale jälle hinna pärast ja mida sa võid seal mänguna saada, sest põhimõtteliselt vend suudab minuteid mängida. Ja edasi mul on natuke lahtine, sest mulle ka tegelikult see Pippeni variant meeldis. Okei, ma panen ka siis Pippeni endale 5. niimoodi juurde. Et seal on nii pikkasi kui lühikesi praegu. Nii, aga tuleme sealt poolt ringiga tagasi, siis sinu põhivahetusmehed siis positsioonid 6-10. Nii, 6-10, nii et siit mina võtaks kindlasti DJ McConnelly endale tiimi. Kurat, ma ei mõelnud selle peale. No ta päädab. Mis ta lepingu väärtus sa tead? 9,3 milli. See on päris hea. Siis ma võtaks Amen Thompsoni pingile, sest ta on noor ka, eks ju. Ta on 4. valik. Jah, kõva drafti valik. Nii, siis ma peaks ühe pika võtma, ma nüüd olen 2 vahel, aga ma ilmselt võtan selle noorema variandi Goga Bitadze, võtaks pingile. Ja nüüd oma 3 on koos. Võtaks ka Aaron Wigginsi OKC-st ja nüüd peaks 5. valima. Võtaks Naismiti. Väga hea, nüüd kuuleme, kes siis OKC-l 6-10 on. 10. mees on Russell Westbrook. 3,3 miljonit, ma arvan, et see on päris hea leid ja Russell Westbrook on tänaseks sükene mõnus kamraad, oskab vahepeal vajadusel tulla ja teeb oma ära. Siis lähme siit edasi. 9. mees on mul siin kirjas Alex Caruso. On mul 9. mees. 8. mees on mul Aaron Wiggins. 7. mees on mul Isaiah Hartenstein, huvitav kumbel. Aga ta ei ole algviisikus, nii et päris huvitav, jah? Ta ei ole mul algviisikus, aga ta maksab kui kuradi palju. Ta maksab 30 miljonit. Jaa, õige, jaa, ta sai selleks aastaks uue, jaa. Just, et ei olnud odav teda võtta, aga midagi pole teha, siin tuleb ohverdusi teha. Ja mis on ikka, 6. mees on mul praegusel hetkel sükene mees nagu Isaiah Joe. Okei, sul on põhimõtteliselt 30 milline mees vahetuses. Jah. Päris julm. Nii, nüüd minu kord või? Nii, mul on, kõigepealt on Nembhard. Sorry, ei ole Isaiah Joe, ma vaatasin siin valesti. Täitsa vale mees oli. Aga räägi, ma otsin õige mehe ülesse. Jah, mul on Nembhard, kelle praegune lepingu väärtus on 2,1 miljonit puideks ainult.
ja ta tegi ju päris julma play-offi tegelikult ja siis ma mõtlesin, et see on päris vajalik mees mulle pingi pealt tulemas. Aga ma pean vahele segama. Järgmise aasta leping on tal üle 20. Ja, aga mul on win now. See võistkond ei ole jätkusuutlik ühe sellega. Mul on win now. Raune maa. Siis on mul Mičić pingilt sekkumas mängujuhi koha peale. EFS-ist? Ei, praegu veel on ta 7,8 miljoniga täitsa NBA mees. Siis on mul Knecht 4,6 miljoniga. Keegi sai midagi kobiseda ka, ta oli väga kauge drafti valik tegelikult ja mängib nagu loom. Et väga vajalik suur. Nii, aga siis mul on power forward ehk siis number 4 peale vahetuseks on mul võetud Bol oma 2,4 miljoniga. Minu arust kannab ta väga hästi välja, kui ta saab 4 mängides, vaab see julm. Ja tsentri peale vahetusmees on mul Andre Drummond oma 5 miljoniga. Okei. Kuues mees on mul Miles McBride, sest ta on 4,6 miljonit. Ja see ei ole tema rukkileping, vaid see ongi tema nagu teine leping, sest ta alguses sai nii vähe miljonit, et Kliks andis ta võtta siis 4 aastat 15 miljonit. Nii. Minu 10. mees, kuigi ta tegelikult peaks olema nüüd selles eelmises blokis ja Kuminga või Sharp siis nagu peaks selles blokis olema, aga minul on 10. Grand Theft Alvarado, 2 miljonit, no comments. 9. mehena on Vetti annab Westbrook, nii et Otto jagab biiti, ütleme ära kohe. Ja 8. mees on Dyson Houstonist, 4 miljonit. Ja siis vahetuscenter on Walker Kessler ja esimene sixth man on Shailene Williams. Siist. No, siiamaani kommentaarid, mis te arvate, kuidas meil läinud on siin? Ma järjest teie natukene, sorry, ma nagu ütlen, Ardo vähem, aga just teistest rohkem, et me ikkagi põhimõtteliselt saan aru, et ainuke viis, kuidas panna nagu kokku konkurentsivõimelist tiimi teie arvates on noorte lepingud. Ei ole. Kus mul noorte lepingud? Mul on kusjuures. Ma siinkohal nagu vaatan. Ma otsingi sulle. Kes on noor? No, Kuminga, kuule. Kuminga leping on 7 miljonit. Okei. Selles mõttes ma vaatasin seda just, et need on nagu, mis mul praegu seni... Ta mängib 5 aastat. Ta saab kohe 30 miljonit. Et mis mul seni on olnud, on olnud järgmine kauged aasta valikud. Ei saa veel. Nii, las Ardo räägib. Ja et mul on nagu kauged valikud olnud, vaata, et keegi saaks kobiseda, et sa oled seal eest otsast kogu aeg võtnud, eks. Need on kauged valikud olnud ja neil on sellepärast ka mõistlikud lepingud. No, tõsi, kui sa rääkisid mulle seda, et see pole jätkusuutlik, siis me oleme käppist nagu kõvasti allpool veel, et me võime järgmine aasta Nembartile maksta küll. No, ja siin selle Otto kommentaariks, et Kuminga saab järgmine aasta 10 miljonit. Ja teine asi on see, et me paneme tegelikult ju nagu enda arust nagu kontenderid kokku tegelikult ju NBA mõistes peenraha eest praegu, sellepärast et ükski meeskond ei ole seal nagu, lihtsalt ei ole. Ja seda meeskonda ei saa keegi kokku, sest need vennad on ära võetud igale poole. See ei saa neid kokku. No päris reaalsus jah, kuidas nagu need, ütleme niimoodi... Draftimine mängib nii... Draftimine pluss veel see, ütleme, et see, mis me siiani oleme ette lugenud, see on sul võimalik ühte meeskonda kuidagi kokku tuua. Aga see, mis nüüd juhtuma hakkab, see on nagu väga väike tõenäosus, et see peaks kunagi juhtuma. Et sa saad selle odavuse järgi nad kätte. Ja sa saad kätte, sa saad nad turult kätte, sa saad vahetusega nad kätte, sa saad mingi drafti valikuga, mis iganes mängida, sa saad need inimesed kätte. Pluss enam, mul siin need on kurat iga suvi on praktiliselt kuradi vaba agendid, eks ole. Välja arvatud siis need, kes on just draftist tulnud. Ja siis sa oled Suns ja sul on see piil seal ja sul on juba perses. Ei no, ma vaatasin ja see kusjuures ma nagu veeretasin neid palgatabeleid kogu aeg edasi tagasi, see vend ikka paisib seal üleval oma kuradi no trade clause'iga ka veel. No mõtle, see on kusjuures järgmine lähteülesanne, ehita kontender, et sul on piil tiimis. Sul on 100 miljonit üle ju. Ei, selles mõttes, et ehita kontender niimoodi, et sul on piil, Durant ja Booker ja tee kontender, let's go nagu. Let's go, jah. Ja vahetuda ei tohi piili. Ja Kevin Durant ei lähe minema lihtsalt. Nii, aga... Lähme siis siit poolt tagasi ja algviisikute kallale. Jah, lühke saade tuleb täna. Ja ei, pärast natuke ikka vaidleme ja paneme joonele ka. Ja, nii, hakka siis minema. Kes sul mängujuhi koha peal on? Ei, no ta ei ole mängujuht, ta võib mängujuhti ka mängida, aga algviisikus mul on siis Kidi.
mängib SF-i või mängib SG-d või SG-d ta väga ei saa. Ta saab 20 milli kätte või? Ei saa? Kidil on 8 järgmine aasta 11, ta on ka noore lepinguga, tema oli 5. valik, et ta on küll natuke kõrgem valik. Mina ütlen tunnetuse pealt ka, et see, et sul tiimis on 3-4 noort, ma ei räägi, et sellest, et näiteks, et kuni 4 aastat mänginud meest, kes 3-4 tükki tiimis, see on väga okei, see on tehtav. Muud moodi ei olnudki võimalik tegelikult. Ja siis PF-ina mul Panchero, sest tal on lihtsalt nii hea leping. Ta pidi panema, kui ma tahan olla contender, ma pidin panema, ta oli esimene valik ka, üks esimene valik tiimis on täiesti ta on ju esimene, okei. Ta on esimene valik. Sital aastal esimene valik oli ju. Mis vahe seal on, aga tema leping lihtsalt, kui sa ei pane teda tiimi selle raha eest, mis tal on 4 aasta leping või, 3 on veel alles. Jah, et see on nagu ideaalne. Ja siis minu põhitsenter on Victor Wembanyama. No see on juba ebatõenäoline. Panchero ja Wembi koos. Miks mitte? On küll. Sa pead 2 aastat järjest saama. Kuminga seal ka lotteri valik. 2 aastat järjest olid ju Panchero ja siis tuli Wembi ju. Jah. Noh, 2 aastat järjest olid saanud sa külma ümbriku, see ei ole nüüd päris reaalne. Okei, ma muudan siis Jeti vastu, Wembi ära. Okei. Anname talle selle kätte. Ja siis on SGA ja Luka. Okei. Okei. Ei ole esimesed valikud. SGA oli 11. valik. Ei, no need on mõlemad juba suure lepingu peal, nii et siin ta väga ei loe nagu. Siis mina, nüüd te kõik üllatute. Ühesõnaga, Tort on mul algviisikus. Mul on ka. 16,5 miljonit. Ma just panin teda algviisikusse hetk tagasi, kui ma nägin, mis ta palganumber on. 16,5 miljonit. Et väga hea valik. Nii, siis mul on drafti valik. Mul on seal Murphy. No, tal on väga hea leping. 3,6 miljoni dollarini leping, aga... Jokits on sul sees. Ma pean ütlema, et miks ta oli mul selles siinpaberil oli ta mul olemas, aga ma ei saanud teda panna, sest et ta järgmine aasta sööb mul üle 30 miljoni ära ja kui ma saan... Nii, aga nagu näha on, siis mul on tagaliinis jõhkralt kaitset. Nii. Sellepärast, et... Sul Tort ja Murphy praegu. Nii, 3 meest veel. Mul on vaja kaitsta, sellepärast, et mees, kes palju hoiab, on jõhker auk, ehk siis Luka Doncic oma 43 miljoniga. 4 peal on jälle mees, kes ei vaja üldse kaitsmist, teda peab kaitsma, ehk siis mul on Giannis Antetokounmpo seal. Ja tsentris on mul Goga Bitadze. Ehk siis Bitisma. Bitadze, Giannis, Luka, Tort ja kes veel? Murphy. See on väga hull kaitse ja ründetiim, nagu ma tahaks näha, kes selle maa jookseb. See sitt on seal künnust ei Miks mitte? Millega? SGA joostakse Tordi poolt sodiks kohe. Panchero ja Wembi ja ma ei tea, kes sul kõik seal on. Murphy jookseb järgmise mehe kaitses maha. No aga minu meeskond sisu peitubki 6., 7., 8. mees. Luka läheb Lukaga vastu. Teil on kõik huvitavad teooriad, kuidas need mehed omale kokku hakkavad sobima ja mis seal hakkab platsi peal juhtuma. Ei, ma mõtlesin ka skeemid välja, aga no me jõuame selleni võib-olla veel. No nii, aga mina tean, mis nagu toimib, et töötab. Nüüd tuleb siis OKC algviisik veel. Nii, põhimängujuhi peal alustab mul Donovan Mitchell, las ma arvan. 6 miljoni eest Cason Wallace. Tema kõrval 16 miljoni eest on Lou Dort. Tema kõrval on 4 miljoni eest Jalen Williams. Seal, 50 miljoni eest Shea Gilgeous-Alexander, kelle kõrval on 4 miljoni eest Jalen Williams, kelle kõrval on siis omakorda veel... Oota, mis ta on? Shea on 35 miljonit ainult see aasta. 11 miljoni eest on Chet Holmgren. Okay. Et Chet Holmgren tõstis sa nüüd tsentrisse siis. Oota, ja kes asendas siis Hartensteini? No lihtsalt ma panin nagu Wallace, Tort, SG ja Jalen Williams, Hartenstein, sest ma tean, et see... Ei, aga Hartenstein on sul pingil. Chet tähendab. Hartenstein tuleb pingil koos Carusoga. Ehk siis sul on, sinu arusaamine on, et OKC mängib valesti korvpalli praegu või? Ei, ma arvan, mängib õigesti, lihtsalt ma põhimõtteliselt, mida ma tegin, oli see, ma vaatasin, kui ma saan praegu OKC 165 miljonit, ma vaatasin, kui ma võtan Isaiah Joe ja Kenrich Williamsi ära, asendan need odavate veteranidega, mul põhimõtteliselt praegu sama tiim, aga contender olemas. Aga endiselt neid mehi nagu värvata, sa pead olema nagu
sa pead draftima järjest. Sa pead presti olema, sul peab pikke olema. Presti pead olema siis, jah. Aga mul ei ole mitte ühtegi kõrget valikut. Mitte ühtegi kõrget valikut. Jet on ainukene. See on ka kolmas. Kes on teine? Teine, jah, sorry. Kurat, mul ka ei ole ühtegi kõrget valikut. No Luka. Aga ta on juba põhilepingu peal. Nii et ma nagu ma tean, et see värk töötab, ma tean, mis ma saan Aaron Wigginsi käest, ma tean, mis ma saan Caruso käest, ma tean, mis ma saan Hartensteini käest, McBride on võib-olla, vaata, mis ta teeb seal, samamoodi ka Westbrook on natuke pigem nagu sentimentaalse väärtuse poolest toodud sinna tiimi. Minul mitte. Aga ja Bussele, Scotti Pippen, ma arvan, et mul on täitsa korralik asi. Mul praeguseks hetkeks on umbes 50 miljonit kasutatud, aga siin ma enam-vähem siis vaatasin ja mul kõige kallim mees on 25 milline, ütleme. Ja siis ütleme, et võib-olla 4-5 on kõige kasutatud. Ja algmees on siis algviisikus mängujuht on Derek White, suht okei lepinguga leidsin ta siit ülesse. Siis 4 peale ma paneks Jaren Jackson Juniori. See oli ju hea leping. Jah, 25 miljonit. Tema on kõige kallim mees. Ja siis Tort 16 miljonit. Ma vahetasin praegu Dylan Brooksi vastu välja, sest Dylan Brooksil on 22 miljonit. Ja Josh Hardy paneks sinna ja 5 peale Jarrett Allen 20 miljonit. Oota, loe nüüd oma algviisik uuesti, positsiooni kaupa. Derek White, Josh Hart, Jarrett Allen, Jackson Junior ja siis peaks olema see Tort. Kes punkte viskab? Tore, suki Ida 4 tiim või Ida 6 tiim või 5 tiim, ma ei tea. Contender jah on, ma arvan, ma ikkagi ei näe, kuidas nagu minu tiim nagu teid nagu üles-alla nagu ära ei jookse nagu selles mõttes. Selles mõttes, aga selles mõttes nagu respekt Henrile, et nagu sa panid kahtlemata odavama tiimi kokku meist. Ma arvan, et see on mingi 120 miljonine tiim. Midagi sinna poole, jah. Ja Ida 6. Ei no play-offis on. No play-offis peaks olema. Kui sul on nagu selline algvisik, siis see play-offis ikka mängib. Mõelge, mul tuleb pingilt veel Pitaatsed ja siuksed... aga Ida 6 on ikkagi... Mul on Eamon... Aga see on play-offis. Mul on DJ McConnell pingil, mul oli Eamon Thompson... Koga Pitaatse ja kes see mul veel oli, see Wiggins oli vist, ei mitte Wiggins, vaid kes mul keegi veel, igatahes mul pink on, mul on päris pikk nagu. Ja mul on nagu see, et mis ma vaatasin, ma proovisin nagu mingid mängupõhimõtted ka järgida. Et kuna Jannis ei mängi väljas ja mängib sees, siis mul oli vaja seda Kogat selleks, et natukene laiali tõmmata sealt uuesti. Aga Koga ei pane 3. Koga ei pane üldse 3. Ta eemalt midagi on vanasti ikka sai. Sa Kogat vist ei ole näinud mängimas, ma ütlen selle. Ei olen ikka, ma olen lausa kommenteerinud siis, kui ta tuli. Ma olen Erkiga samas. Koga ei viska 3. Aga mul on julm nagu kaitse all, ühe sõnaga, ja mul on julm kaitse tagaliinis, mis kõik katab siis Luka ära, kes peab mingi 70 punktisid mänge panema. Ei ole hullu, Jannis on ka mul, et mul on nagu selles kõik hästi. Pluss, kui Tordile paned vabalt ikkagi kätte, ta paneb oma 3 ära. Murphy on muidugi... Kes sul pingilt sekkuvad? Pingilt oli mul Drummond on keskele, Bol on 4 peale, siis oli Dalton Knecht, Mitchist tuleb juhtima ja Nembhard tuleb punkte viskama. No Nembhard on korralik, okei. Ja põhiline, et keegi ei võtnud tsentrisse Subacit, tal on ka suht okei leping. Keegi ei võtnud Jokicit. Aga tal 55 miljonit. Asi oli jah, ma ütlen, selle ülesande üks kõige sõgenamaid asju olid need 50 pluss, kes need Jason Tatumid ja mingid siuksed asjad nagu, täiesti võimatu teha 150 miljoniga meeskond edasi. Seepärast, et kõik on siis ainult üks mees on sul tiimis põhimõtteliselt. Ülend on... Mul oli keska ja ülend tuleb kõik, ma ei tea. Ja, aga sul on nagu mõistlikud vennad, see on nagu Jet on ikkagi kõrval, eks ole, ja sul on Tort seal ja nii edasi, et ka ei ole odav, Tort ei ole odav mees. Aga seal on Ivan nagu selles, et see 150 miljoni eest tänasel päeval, ma ütlen ausalt, minu algviisikut tegelikult ei ole võimalik, ei ole, ma ei näe, mis maailmas peaksid nagu, Luka ja Jannis, ma tean, nüüd hakatakse tõenäoliselt peale Lebroni lepingu lõppemist, hakatakse seda Jannist sealt jahtima, eks ole, et ära tuua, aga ma hetkel ei näe, et mis maailmas need vennad nagu omavahel koos peaks mängima saama. Ja ma ütlen, see 150, see esimene, me ütlesime alguses, 170, kõik oli roosa manna, nii kaua kui oli see, et vaatasime sealt kirjast järgi, et seal oli kirjast 150 siiski, see oli okei, harjutuste otsast algame uuesti, sellepärast, et 150 ja 170 miljoniga meeskonnad on väga erinevat näguna. On, ja aga isegi ma ütlengi, et
jah, selles mõttes, et ei me seda Presti asja nüüd lähiajal uuesti näe, et selles mõttes, et see, mis ta tegi nii odavate rahade eest ja nagu et ta nagu järjest võttis draftist mehi, kes on osutunud ka nagu korralikeks mängumeesteks, seda on kuradi raske teha, seda on kui raske teha. Et alati ikka tuleb mingi draft bust tegelikult, et sellest ei pääse. Ja see on alati ühte kogenud. No üks Weisman varem hiljem peab tulema. Ja teine asi on see, et tegelikult tänaseks nad natukene on see OKC selles vaevas, et neil tegelikult oleks seda sama, mis Hendri ütles just, et tegelikult oleks ühte vetti vaja sinna juurde, kes nagu vajadusel nagu siis kui on raske hetk, siis... No, vaadake Houstoni, kui Fred mängib, asi toimib, Fred ei ole... Ja teine asi on see, et sellised meeskonnad, nagu nüüd Memphise pealt oleme tegelikult näinud, nad peavad lagunema hakkama varem, kui tegelikult õige aeg oleks, sellepärast, et lihtsalt mingid lepingud tapavad need ruukid, kui nad kõik on nii kõvad mehed, nagu seal on, siis nad tahavad kõik saada väga palju raha mingi hetk. Saavad ka, see OKC asi läheb, aga mitte OKC-st. OKC asi läheb 2 aasta pärast hästi upakile, sest Shea tahab 70 miljonit, Jet tahab mingi 30 miljonit aastas, Jalen Williams tahab ka 30 miljonit aastas, et selle mõttes see läheb väga kiiresti. Jalen Williams on praegu 5 järgmine aasta 7 miljoni peal, et see on nagu kommiraha. Iseenesest nad muidugi see cap nüüd uuega tõuseb. See on natukene, mitte piisavalt. Aga sellist koondist endale jätta ei saa, eks ole. Õnneks on neid draftpikke forever, eks ole. Aga seal ongi see, et mingi hetk on mingitel meestel nagu win now. Dünastia ei ole võimalik enam. Ma ei tea, oleneb omanikust. Kui sa oled nõus maksma, siis let's go, on ju. Mängime nii nagu tegelikult Golden State elu sees ei ole ju kasumis olnud siis, kui nad tiitlid võitsid, sest et omanikud ju tampisid seda pulli kinni. Nad ei olegi kasumis. See oli veel vana CBA-ga. Ja. Aga nad ütlen, nad ju tegelikult omanikud maksid need tiitlid kinni selleks, et see tuumik koos püsiks. Sest kõik said palju raha. Aga nemad said muidugi ka frantsiisi hinna nagu see... Mitte alguses, kui oli esimesed aastad. Esimesed, aga... Siis neil oli Greeni ja Clay oli odavate lepingut. Ja neil tasandas ära see nii-öelda, et korter hind tõuseb, sest see frantsiis vastu, mis maksab ja mis pileti hindu nad saavad küsida ja täis maja kogu aeg. Sest et, ma arvan, ma pakun, 5 aastat oleme rääkinud seda juttu, et see ei püsi koos, sest need omanikud ei ole nõus, nad ei ole nõus. Siis tuli tiitel korraks põpsti ja... Orjusi puhul või? Neil oli see, et mis neid aitas tohutult, oli see, et see areen on neil cash cow. Selle arvelt nad toodavad seda tiimi. Ei näe, see uus aga selles ghetto omas nad Oaklandist ära tulid, see getokas oli jube ju tegelikult, sinna inimesed tahtnud ju San Franciscost inimesest minnagi, sest see linna osa on selline, kuhu sa ei jäta autot igaks juhu. Peale mängu sõid nuga, kurat. Ei olnud. Ma võin sulle öelda, et äga see krüptoareena, kui sa lähed sealt... Ei, krüpto. See on niimoodi, et sa astud sellest areenast välja, see kõik on väga ilus, seal on umbes 5 ilusat maja ümber ringi ja siis algab teadagi mis. Downtown. Kodutute varjupaik tänavad. Teisele poole, kus nad elavad. See on päris sõge koht, aga head kruusatee ei ole, kurat. Ja teine asi... Metrooga on väga hull see sõita. Et mille üle ma ka veel seda tehes nagu olen ise juurelnud, on see, et kui me räägime sellest, et omanikud maksavad tihti peale, nii nagu Golden State ja nii edasi, siis praegust seisu vaadates, kurat, kui New Yorgis oleks normaalne omanik, kes oleks nõus nüüd maksma ja võtma midagi veel sinna, mingit X-faktorit, kas või 2-aastase, mis iganes tehingu kuidagi saaks kätte, siis oleks järsku sellel tiimil võimalus, sest et neil ei ole palju puudu, aga see on täpselt nii palju, et siin on aeg maksma hakata. Neil on 2-3 pingimeest, kes tahavad raha. Tom Thibodeau laseb platsile korraga 7 meest nagu nii, selle mõttes, et vahet pole, kes tuleb, et Miles McBride ja Mitchell Robinson ja Precious Achuba jääb. Ja, aga hooaeg on pikk. Olete tähele pannud, et Thibodeau meeskonnad enne play-offi algust hakkavad saama? Ma ei tea, kes seda ei ole tähele pannud veel, Erki. Nad ei kesta ja praegu on Knicks täpselt samas olukorras 18, keskeltläbi 18 mängu hooaja lõpuni. Meenutage nüüd eelmise aasta seda play-offi, see oli ju nii kihvt vaadata, kuidas seal Anu Nobi seal, mis kuradi liigutustega ta seal lasi, 48 minutit. Aga ma siinkohal nagu prooviks ka nagu meenutada, et või mõelda nendele tiimidele, kes tegelikult mängivad alla käpi ja iga aasta mängivad alla käpi, sest nende omanikud ei ole rikkad või siis mis tähendab, et ei ole rikkad? Ei, selles mõttes, et nad ei ole siuksed nagu, ütleme, Palmer on. Üks on Minnesota. Need ei saagi olla.
et kes ja mängivad hästi samal ajal, et on kogu aeg pildis. Esimese asjana tuleb Indiana meelde kohe, kes alati on pildis, aga nad on NBA mõistes ikkagi vaene tiim, eks. No Jazz oli seal enne seda tuumiku laiali lagunemist tegelikult oli ka seal. Ei, no Mitchell'i ja Koberti lepingud olid julme. No jaa, aga kõik ülejäänud olid seal jaa, aga nad ei maksnud luksusmaksu. Et kui me mõtleme selle peale, et cap hit nagu, et kui palju see luksusmaksu piirist, et need, kes on allpool olnud ja on väga hästi toime tulnud. Kas Denver oli ka siuke või on siiamaani? Denver on siiani. Denver ongi tema häda. See ongi probleem. Jaa, aga ometigi ta maksab sellele ilma seljata Porterile mingi 30. Sest neil on vaja Porterit. Ei ole vaja Porterit. Keegi peab 300 ära viskama ka ikkagi. No Westbrook viskab ka 300 peale. Oled sa vaadanud, et Denveri praegune 3 tabavus, kui ühesõnaga 3-point shots made on NBA-s 29. kohal, kus seda Porterit ei ole, ma ütlen sulle, Erki, see number on 30. Ei, 32. Ja neil on lihtsalt see, et nad, võtta see 3-point shots made on väga halb statistika, sellepärast, et nad võtavad kõige vähem 3-seid. Nad võtavad altpunkte Jokicega. Aga neil ongi sisuliselt Murray ja Porter on 2 ainukesed. No jaa, aga kui sul on, nojah, okei, selline enda valik, no pool lottery pikk. Aga ma ütleks siinkohal ka sükse imeliku meeskonna nagu Lakers tegelikult, kelle perekonna jaoks see ongi see sissetulek nagu ja nad üritavad ikkagi meeleheitlikult mitte maksta neid makse. Proovivad, aga ega nagu ma arvan, et Lukaga neil see ei, ma arvan, et kuna Luka tõstab frantsiisi väärtust nii palju üles, siis ma arvan, nad maksavad ka luksusmaksu lõpp. Ma arvan, et nad lihtsalt suurendavad Lukaga oma sissetulekuid juba. Et mitte see frantsiisi väärtus on selle perekonna jaoks paraku mõmmi abid, sellepärast, et nad ei kavatsegi seda müüa. Aga mina ütlen nagu rikkurite kaitseks seda, et minu arvates on Steve Ballmer üks parimaid asju, mis NBA-ga on juhtunud. Et nagu päriselt, sest paljude mängijate rahakottidega ja kõige muuga. Ma toon pildi laiemaks. Kui Ballmer on NBA-ga üks paremaid asju, mis juhti, ja Dumontid on üks halvemaid asju. Jah, no ma võtaks, Sterling on pigem nagu üks halvemaid asju, mis on juhtunud NBA-ga. See on veel eraldiklass. Jaa, aga samas me võime ka öelda, et Denveri omanik tegelikult ongi selle dünastia surma või võimaliku dünastia ära tühistamise taga ju. No jaa, aga lihtsalt sest ta kurat nii vaenane. Ma tahan tuua Ballmerit välja. Ainult miljardär. Sest lihtsalt see areen, mis Ballmer on ehitanud, ma iga poolt kuulen nagu siuksed mega-arvustused. Ma tahan vaatama minna. See on Kossu areen. See on nagu tehtud Kossu jaoks. Seal on ju stats ka, et vabavisete protsent on meeskondadel seal kõige kehvem, sest see sein on ehitatud sinna korvi taha nii jõhker, et kodufännid mõjutavad rohkem. Ja lisaks ka lihtsalt see, et nagu millest on hea, kui on omanikud, kes elavad aktiivselt kaasa, on nagu isegi kui nad on natuke nohikud, õiget asjadest väljas tegelikult, et oleks nüüd rohkem niisugused omanikud. Tegelikult on ka need omanikud toredad, kes on vaiksed, kes on rahulikud, naudivad, sigar on käes. Mõtle sellest, kõik sõpruskonnast on mingi 10 jõuk, vaata, kes käib koos. Kõik on keskklassis, aga üks vend on Ballmer, vaata. Maailma mingi top 10, siis sellel jõugul on palju lahedamad koosviibimised kohe, Ma võin seda kinnitada. Ja kõik tahavad selle ühe venna juures käia. Ei no jah, aga kindlasti on meil ka ju, on meil veel võistkondasid, mis on luksusma. Kuidas see Cavaliersiga oli? Maksnud päris palju ja maksab edaspidi ka, sest vahepeal siin viimasel 10 aastal on Cavalieris omanik Dan Gilbert oma vara päris kõvasti tõstnud. Et ühesõnaga Gilbertil on nüüd tekkinud uusi miljard. Aitäh, LeBron James peab selle kohta. No seda ka. Ja teine asi on Boston Celtics on müügiks ja sel samal põhjusel, et need uued lepingud on nii hirmutavad nende omanike jaoks, et nad soovivad lahti saada. No neil on selle hai praegu. Aga summad on hirmsad. No seal on põhimõtteliselt Jeff Bezost vaja. Ega seal midagi muud. No loodame, et mingi Bezos või tuleb ja kes ei ole siukene mängu roniv, sest näiteks, et see Ishbia näide Sansis, et isegi kui sa oled Kossu mänginud, raske on tulla. Ma kaitsen seda Ishbiat, et okei, Sans on pekki keeratud pikaks ajaks. Ta tegi julged otsused. Aga selles mõttes, et kes ei tea endiselt mingil põhjusel, Matt Ishbia on teinud Phoenix Sunsi mängud nagu Phoenixi linnale ja ümbriskaudsetele eeslinnadele tasuta vaatamiseks nagu kohaliku telekanal. Jaa, ei kogukonda on ta kohalik ETV, et see on väga erandlik asi tegelikult, et Phoenix
Utah ja mõned kohad veel on seda teinud, et väga üksikud. Panustab kogukonda ja Ballmer tegelikult tegi samamoodi, vaata seal ta ehitas igast areeni sinna juurde. Ja veel üks asi, mida Matt Ishbe tegi, ta tõi tagasi NBA areenidele nagu mingi $2 minüüt, et umbes, et ongi $1 saab mingi õlu, $1 saab hot dogi, $1 saab krõpsud, et ühesõnaga Matt Ishbe ütles, et ma olen ise Kossu mees, ma tahan, et inimesed tulevad siia Kossu vaatama ja nautima ja ei ole seda, et loen nüüd siin dollarid kokku ja palju mu perel on nüüd siin raha, et kas ma saan kuu lõpuni vean välja, kui ma panen siin või siis, et Kairil läheb Ahilka eest tõstad hinda, eks ju. Okei. Aga tõmbame otsad kokku. Kuidas teile muidu teema püstitus meeldis? Ei, see oli ülesanne, see oli nagu reaalne ülesanne. Ma ise mõtlesin, et me lükkasime tegelikult seda edasi. Aga ma mõtlen, et äkki orgunnime sellele mehele, ma kirjutan talle, kui saame ta liinile, et saadame talle ühe kaardipaki. Ja meil on ju neid. Ja, et siin täname, et see oli mees üldse või? Härra Kask oli, jah. Okei. Tema saab ühe kaardipaki, ma arvan siis. Ma arvan küll, et orgunnime talle selle asja. Okei, aga järgmine nädal oleme tagasi juba uudistega NBA Tandrilt. Hooaja lõpp on meil, ei ole veel käes. No ei, see on kaugel veel. 20 mängu. 18 kuni 20 mängu on keskelt läbi meeskondadel. See on põhjust veerand hooaega. Nüüd hakkavad päris mängud. Kui me järgmine kord kohtume niimoodi siin stuudios 2 nädala pärast, siis tegelikult on lõpusirge põhjuvajal koitmas. Siis on need mängud, kus pannakse... No ja tegelikult ükskord siis kohtume veel ja siis on juba lõpusirge käes. Aga kevad tuleb, olge mõnusad. Ja. Okei, tšau, paka. Tšau, paka.